Koroonaviirusest tingitud piirangud on tekitanud raskusi väga paljudes sektorites ja loomulikult on pihta saanud ka Eesti kinnisvaraturg. Kui palju ja mil määral, seda ilmselt näitab aeg. Antud hetkel kinnisvaraarendajad on võtnud aega maha ja peatanud uute arendusetappide arendamise. Samuti on aega võtnud maha ostukliendid. Kuid ma tahan siinkohal välja tuua selle, et antud hetkel on ideaalne aeg tegelikult ostmiseks, samuti investoritele. See on aeg, mida te olete oodanud väga pikalt. 10 aastat pole teil olnud võimalus hindades väga palju alla rääkida. Täna te võite seda teha ja ma usun, et müügikliendid on samuti nõus tulema rohkem kompromissile. Kindlasti tekib võimalusi investoritele leida projekte, mida müüakse siis teatud erinevatel põhjustel ja kust on võimalus jälle leida endale perspektiivseid uusi võimalusi. Kinnisvara hindasid, siis viimastel aastatel on kinnisvaraturu hinnad olnud veetud just uusarenduste baasil. Ja vastavalt uusarenduste hindadele on olnud kaasas ka järelturu hinnad. Nüüd, kui uusarenduste uued etapid on peatatud ja nii palju uusi korterid enam turule ei tule, siis tegelikult langeb ka nii-öelda keskmise müügi ruutmeetri hind ning seal tekibki nüüd järelturu korterite nii-öelda sellel kasumimarginaalil väikene võimalus korrigeeruda. Ehk, et seal on tegelikult väike puhver sees ning ilmselt ongi see hetk nüüd kõigile, kes on otsinud endale perele uut korterit, see hetk, kus võtta see kõne ja teha omapoolne pakkumine. Ning samuti müüjad ei pea sellepärast muretsema, et mis nüüd saab, et ma pean tulema hinnas alla, sest kui te müüte korterit eesmärgiga osta iseendale uus korter, siis ilmselt on ka teie uus korter nüüd hinnas nii palju läbiräägitav, et tegelikult te hinnas väga palju ei kaota. Sest kui te hiljem oleksite näiteks või varem siis müünud korteri kõrgema hinnaga ja ostnud ka uue korteri kõrgema hinnaga, siis antud juhul tulevad mõlemad hinnas veidi allapoole ja toimubki hindade kerge korrektsioon. Mina olen väga pikki aastaid olnud spetsialiseerunud ka luksuslikuma kinnisvara müügile. Kõik kallima kinnisvara omanikud, kes on mõelnud oma luksuseramud panna müüki, soovitan antud hetkel täna kohe võib-olla neid turule mitte panna, sest ma arvan, et täna ei ole veel ostukliendid valmis selliseid objekte ostma, tingitud siis ebaselgest olukorrast turul. Pigem võib-olla oodata mõni nädal ja kasutada seda aega, nüüd kui ilmselt ka meie remondimehed on kodustel pindadel tagasi, kasutada seda aega tegemaks teatud töid kinnisvara puhul, remonti, pisiparandusi, puhastusi, aiakivide pesu, akende pesu, kõike sellist, mis tegelikult vaatajale jäävad kindlasti silma ja muudavad selle kinnisvara veel värskemaks ja atraktiivsemaks. Et sellist aega tuleb kasutada selleks, milleks muidu ei ole aega. Ja ma arvan, et juba päris varsti, ma usun, et juba kuu aja pärast tegelikult on turg jälle kindlustunnet rohkem täis ja inimesed on valmis jälle võtma suuremaid otsuseid. Üürikorteri omanikele, kelle üürnikud on avaldanud soovi üürihinnas läbi rääkida, tekkinud ajutiste raskuste pärast ja kui teie koostöö siiamaani on väga hästi sujunud, siis ma kindlasti soovitaks omalt poolt leida võimalus kompromissiks. Ja seda põhjusel, et uue üürniku leidmine võib olla antud hetkel veidi pikemaajalisem, kuna ilmselt Airbnb-st, kuna meil puudub hetkel turism, Airbnb-st tulevad lühiajalise üürikorterid pikaajalisele üüriturule ja see võib meie üürituru lüüa korraks balansist välja, ehk et uue üürniku leidmine võib võtta nõks kauem aega kui tavapäraselt ja see tekitab teie korterisse vakantsi, mida te ilmselt ei soovi. Et parem ikkagi leida kompromiss praeguse üürnikuga ja lõppkokkuvõttes olete mõlemad õnnelikumad. Kinnisvarabürool on läbi aegade olnud hea koostöö erinevate pankadega. Pangad kinnitavad täna samamoodi valmidust inimestele laenu anda ja päris headel tingimustel. Igas halvas on midagi head. Tekkinud olukord on tegelikult väga hea kõigile, kes on unistanud suurema, väiksema, teises asukohas oleva elukoha leidmisele.
kasutama tekkinud olukorda, kasutama võimalust olla nõks lähemal oma kinnisvara ostule, võib-olla veidi parema hinnaga, sest pikas perspektiivis on kinnisvara ikkagi see, mis on ja jääb ja mille väärtus ikkagi ajas ainult tõuseb. Kasutage, võtke läbimõeldud riskid ja usume sellesse, et nagu eluseadus ikka ütleb, et kõik, mis kiirelt tulnud, see kiirelt läinud, ehk et see viirus, mis meid tabas nii kiiresti, see viirus sama kiirelt ka kaob ja me saame naasta oma tavapärase elu juurde. Ja mitte ma ei looda seda ainult, et ma olen sellest täiesti kindel, et kinnisvaraturg taastub meil päris kiiresti, nii et kasutage täna seda võimalust osta, müüa või investeerida varadesse ja tehes seda julgelt, tehes pakkumisi ja ma usun, et te saate päris häid tehinguid teha tänasel turul. Ja loomulikult olen ma abiks sulle kõikides kinnisvaraalastes küsimustes. Helista või kirjuta mulle ja leiame sulle parimad valikud.